On 1918. aasta jaanuari lõpp. Eestis olid sisepoliitilised pinged jõudmas oma haripunkti. Asutava kogu valimised on katkestatud ning enamlased on hakanud aktiivselt maha suruma oma vastaseid. Soovimata kaotada aega, valmistusid rahvuslikud jõud kuulutama Eestit iseseisvaks. Näib, et suurem konflikt oli vältimatu. Nüüd aga astusid mängu sakslased. Saksa väed olid jõudnud Läti territooriumile 1915. aastal ning pärast seda jäi rinne stabiilseks. 1917. aastal hakkas aga Vene armee nõrgenema ning aasta teisel poolel vallutasid Saksa väed Riia linna ning Eesti saared. Pärast seda nõustusid enamlased sakslastega rahu tegema ning rahuläbirääkimiste ajaks Saksa vägede edasitung peatus. Vene armee oli aga järjest vähem võimeline sakslasi takistama. Enamlased kartsid, et sõjavägi võib nad kukutada ning seetõttu olid nad aidanud kaasa selle nõrgendamisele. Pärast Eesti saarte langemist sakslaste kätte 1917. aasta oktoobris oli Eestis 200 000 Vene armee sõdurit. Kuid enamlaste võimu ajal jooksis suur osa sõjaväest laiali ning 1918. aasta jaanuari lõpuks oli neid alles vaid 60 000. Lisaks nendele oli 35 000 Eesti rahvusväeosade sõdurit ning 5000 punakaartlast. Antud vägedest ei piisanud sakslaste takistamiseks. Enamlastel oli aga enda arvates trump ning nad uskusid, et kui sakslased alustavad pealetungi, puhkeb Saksamaal revolutsioon ning seetõttu ei julge sakslased rünnata. Nad ei kirjutanud alla rahulepingule ning kuulutasid 28. jaanuaril, et Saksamaa ja Venemaa vahel ei ole ei sõda ega rahu ning läbirääkimised katkesid. Sakslased tundsid olukorda oma maal paremini ning teadsid, et revolutsiooni ei tule ja alustasid ettevalmistusi rünnakuks. Sel ajal asendati Venemaal kasutuses olev Juliuse kalender ülejäänud maailmas kasutatava Gregoriuse kalendriga ning 1. veebruarist sai 14. veebruar. 18. veebruaril lõpetasid sakslased ettevalmistused ja alustasid rünnakut. Vene armee oli lagunenud ning asus taganema suurema vastupanuta. See oli just see, mida Eesti iseseisvuse pooldajad ootasid. 20. veebruaril võtsid Eesti rahvusväeosade võimu üle Haapsalus ning vangistasid kohalikud enamlased. 22. veebruaril võeti võim Tartus ja Pärnus ning 23. Viljandis. Võrus üritati seda samuti teha, kuid puhkenud lahingus jäid peale punakaartlased. Iseseisvuse väljakuulutamise ülesanne pandi päästekomiteele, mis asus Tallinnas. Nii enamlased kui ka sakslased olid Eesti iseseisvuse väljakuulutamise vastu ning seetõttu tuli see välja kuulutada nende võimupiirkonnast väljas. Tallinnas oli aga palju töölisi ja võim kindlalt enamlaste käes. 21. veebruaril suundusid päästekomitee liikmed Haapsalusse, kuid sakslased olid jõudnud neist ette ja nad olid sunnitud tagasi pöörduma. Järgmisel päeval plaaniti sõita Tartusse, kuid nüüd olid enamlased juba valvel ja Tallinnast oli võimatu välja pääseda. Iseseisvusmanifesti koopiad toodi siiski salaja Pärnusse ja 23. veebruaril kell 8 õhtul luges advokaat Hugo Kuusner manifesti rahvale ette Endla teatri rõdult. Eesti Vabariik oli välja kuulutatud. Samal päeval kogunes 500 punakaartlast Keelasse, et sakslastele vastu hakata. Nad kindlustasid end Raudteetammi taga ja võtsid lõuna poolt tulevad sakslased tule alla. Sõjas karastunud Saksa armeele ei olnud aga distsiplineerimata punakaardist vastast. Sakslased lähenesid punastele varjatult tiibadelt ning kui nad olid jõudnud lähedale, hindasid punased olukorda valesti ja asusid Raudteetammi tagant vastu rünnakule. Sakslaste risttules sai neid surma umbes 50 ning ülejäänud põgenesid. Nüüd oli selge, et punased ei suuda Tallinnat kaitsta ja nad taganesid Tallinna sadamasse, kus seisis Vene laevastik. 24. veebruaril võtsid rahvusväeosade sõdurid linnas võimu enda kätte. Pika Hermanni torni heisati sinimustvalge lipp ning avaldati iseseisvusmanifest. Ametisse astus Eesti ajutine valitsus. Samal ajal olid Saksa väed juba jõudnud Tallinna alla ning järgmise päeva keskpäeval sisenesid linna. Eesti valitsust nad ei tunnistanud ning kehtestasid oma okupatsioonikorra. Punaste laevastik koos 4000 enamlaste poolehoidjaga lahkus sadamast. Lisaks Tallinnale loeti 24. veebruaril iseseisvusmanifest ette ka Viljandis ning 25. veebruaril Paides. Enamlased olid aga jõudnud end koguda ning avaldasid Kirde-Eestis sakslastele vastupanu. Nad surusid maha Eesti rahvusväeosade katse võtta võim enda kätte Rakveres ning pidurdasid Petrogradist saabunud abivägede abil sakslaste edasitungi. Sellele vaatamata ei suudetud sakslaste edasitungi peatada ning 4. märtsiks oli peaaegu kogu Eesti ala Saksa vägede käes. Ühelt poolt iseseisvuse väljakuulutamise plaan õnnestus, kuna võim võeti enamlastelt üle ning iseseisvus kuulutati välja, kuid teiselt poolt ei suutnud see mõjutada sündmuste käiku, kuna ei Saksamaa ega Venemaa seda ei tunnistanud ning iseseisvat Eesti riiki luua ei õnnestunud. Kuidas kujuneb Eesti saatus edasi, seda vaatame järgmises osas.